armamine on Jumala poolt kingitud nagu demonstratsioon või tema versioon nagu promo väike, eks ju. Et on Jumala poolt kingitud selline, et üks teisest niimoodi, teine nagu siis nagu nii õnnelikud. No siis mingi hetk armamine kaob ära, millegipärast, et tuleb kas tuleb armastus asemele või tulevad siis nagu Jumal justkui läheks tagant ära, hakkab siis pihta show, eks ju, kas sina nii ja mina nii ja kas sa olid enne nii ja praegu naa, eks ju. Et ütleme, et kui me laps ütleb, et minust saab maailma rock, pop, staar, siis ta lapsele, lapse vanemad, neil on Jumala poolt antud see armastus oma lapse vastu, eks ju. Et lapsed oleks kaitstud, Jumala lapsed, eks ju, siis laste vanematel on ka see, ütlevad, muidugi sa saad rock, pop, staariks, loomulikult, see ei ole üldse probleem, aga kui mees ütleb, ütleme, paar on mingi aeg olnud koos juba, eks ju, seal juba probleemid hakkavad välja tulema, mees ütleb, mina saan tehase direktoriks, naine nagu, kuule, maga kaineks, eks ju. Aga mees tegelikult hindab kogu elu neid, kes teda innustavad, tema eesmärke nagu saavutama, mees sünnib, et ennast ületada, eks ju. Naine sünnib, ta on kohe nagu selles mõttes valmis ja naise energeetikat, armastuse energiat teavad naised ise ja mehed kõige vähem, et seal üks tuttav rääkis loo, et tal oli ka mingi igast proovis, igast asju ei tundnud, eks ju, naine tõi klaas vett, eks ju, jäi kohe magama, pärast ütles naised, mis sa sinna vette panid, ütles ei, et ma lihtsalt seda vee laadisin, eks ju, oma armastusenergiaga, et sa magada saaks. Naise armastus ja austus mehe vastu oli niivõrd suur, et lähedast austada, kui sa oled kauem elanud, siis seda on nagu väga raske, aga kui sa ei austa, siis armastusenergia ei lähe tööle, sest mingi hetk sa nagu inimesed pettuvad üksteises, armamise aeg läheb läbi ja siis on argipäev ja siis sa ei teadnud, et on nii ja see ei sobi ja siis ma ei tea, netis on, Tinderis on hoopis see kutt on parem, eks ju, või see tüdruk või naine. Ühesõnaga selline illusoorne värk. Naisel on selline õnnistav võimas energia, nagu ideaalis ta peab siis isegi kui mees ajab mingit suhteliselt kägu, eks ju, naine kuulab, küll see hobune saab aru, et mees ajab siis naine peab ikka innustama meest, eks ju, mees tunneb, et ta nagu armastatud ja hoitud, eks ju, ja kui sealt ei tule seda, järelikult naine ei austa meest, eks ju, siis selle armastusenergia kohe kannatab ja mees, kas ta hakkab jooma, tülitsema, muutub robusseks või petab või võimalikud variandid, eks ju. Ja mees omalt poolt, eks ju, loomulikult, et kui naine, mehele ka, eks ju, kivid ja mehe kapsaaeda ka loomulikult mehel on, aga oma poolt, kui naine viriseb, siis mees peab tegema järeldused, ju siis mul vaimsed ja materiaalsed eesmärgid ei ole veel nii kindlalt paigas, eks ju. Et see on nagu mõlemapoolne liiklus, et see ei ole niimoodi, et otsime nüüd ainult nagu, et naistes, et miks siin maailmas on sellised kannatused, pereinimesed kokku-lahku. Et ei, et meeste ja naiste pool võrdselt, aga lihtsalt natuke energeetiliselt on erinevad siis sellised armastuse skaalad või värvid või kuidas see üldne mängureeglid peaks selgeks õppima, et see saaks nagu toimima selle värgi.